ekraani taga ka vaatavad meid, rohkelt õnnistust. Palvetame kohe alguseks ja siis. Kallis taevane Isa, me tuleme su ette ja me täname selle aja eest siin. Me täname, Issand, et meil on rahuaeg ja me võime kokku tulla. Ja Issand, me täname, et sina kõneled alati. Issand, sinu sõna ütleb, et ärge jätke maha koguduse kooskäimisest. Kogudus on paik, mitte ainult lihtsalt paik, vaid see on ihu kokkutulek, kus me saame kogeda seda, mida pea soovib. Ja me täname, et sina juhid meid, sina õnnistad, Issand, ja sina kaitsed ja hoiad meid. Palume, Püha Vaim, täida meid kõigega, mida me vajame tänasel päeval. Las meie kõrvad häälestuda sinule ja las meie silmad näha, mida teed, ja las ka meie suu olgu sellega kaasas. Me palume iga ühele õnnistust, Issand, ava südame silmad, nägema, kuulma, mõistma. Jeesuse nimel me täname sind. Amen. Meil selle kuu teema on siis usus püsimine raskustes ja katsumustes. Ja meil kõigil on olnud või oled sa hetkel mingites raskustes. Et neid tuleb, see maailm on lihtsalt selline langenud, aga Jumal on tõotanud, et ta tõmbab meid kõigist välja. Ja ma loen lihtsalt mõned kirjakohad teistes tõlgetes, enne kui me lähme ülistusse. Me kõik teame neid, aga võib-olla see uus sõnastus annab sulle uut mõtteainet. Laul 23:4. Isegi kui su tee viib mu läbi sügavaima pimeduse oru, ei valluta hirm mind, sest sina oled mind juba võitnud. Sinu meelevald on mu tugevus ja mu rahu. Sinu armastuse lohutus võtab mu hirmu ära. Ma ei ole kunagi üksik, sest sina oled minu ligi. Jakoobuse 1:12. Kui sinu usk jääb tugevaks ka siis, kui oled eluraskuste keskel, koged jätkuvalt Jumala mõõtmatuid õnnistusi. Tõeline õnn tuleb siis, kui sa läbid katsumuse usus ja võtad vastu võiduka elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Roomlastele 5:3-4. Aga see pole veel kõik, isegi raskustes oleme täis rõõmsat kindlust, teades, et surve kasvatab meis kannatlikku püsivust ja kannatlik püsivus vormib meis küpset iseloomu ning läbi katsutud iseloom juhib meid tagasi kindlasse lootusesse. 2. Korintuse 4:8. Kuigi me kogeme igasugust survet, ei ole me murtud, mõnikord ei tea me, mida teha, kuid allaandmine pole võimalik või valik. Meid võidakse taga kiusata, kuid Jumal ei ole meid hüljanud. Meid võidakse maha lüüa, kuid mitte hävitada. 1. Peetruse 5:10. Aga kogu armu Jumal pärast seda, kui olete pisut aega kannatanud, taastab, kinnitab, tugevdab, rajab ta teid kindlalt oma väes. Ja veel 1. Peetruse 1:6. Las see mõte paneb teid rõõmust hüppama, isegi kui te olete viimasel ajal pidanud taluma kurvastust mitmesugustes katsumustes. Need katsumused ainult ilmutavad teie usu ehtsat tuuma, palju väärtuslikumad kui kuld, mis on kaduv, sest isegi kuld puhastatakse tulega. Teie ehtne usk toob Jeesuse võitu ilmumisel esile veelgi suurema kiituse, au ja auhiilguse. Meie usk kasvab ja tugevneb, kui me toidame ennast vaimuliku tarkusega, siis, mis on kirjas piiblis. Kui me loeme Jumala sõna, kui me võtame seda omaks, seedime seda. Me oleme kõik kuulnud jutlustatavat, et nii nagu on Matteuses kirjas, et teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra,
te ütleksite sellele mäele ja liigutaksite seda mäge. Ja me oleme alati mõelnud seda, et jah, see usk peaks olema nii pisikene, on ju, nagu sinepiiva. See on osaliselt tõde. Aga mis siis, kui tegelikult selle asja mõte on see, et sinepiiva või sinepiseeme, kui ta maha panna, on väga agressiivne. Ta on väga intensiivne kasvaja. Ta kasvab kuskil isegi 3-4 meetri kõrguseks. Tärkab 2-3 päevaga. Täiskasvanuks saab kuskil 6-8 nädalaga. Ja seemned varisevad kergesti ja levivad väga kiiresti. Ja ta võib lühikese ajaga vallutada kogu põllu. Juudi rabid nimetasid sinepit taimeks, mis kasvab nagu tuli. See tähendab, levib kontrollimatult. Miks see oluline on? Kui me vaatame näiteks, Jeesus rääkis taevariigist nagu sineppivakesest. Siis see ei olnud see, et see on nii väike. Jah, iga algus on väike, aga ta levib agressiivselt. Et taevariik kasvab nagu tuli. Ja Jumala riik, see on kiirelt kasvav ja ta levib küll näiliselt iseenesest, aga selle mõju ulatust on nagu raske peatada ja tegelikult see toimub kõik läbi sinu kui Kristuse ihu liikme kaudu. Nii et eriti siis, kui sa toidad ennast Jumala sõnaga ja paned selle esikohal oma elus Kristuse ja tema sõna. Kristus ongi tema sõna. Et nii see on. Et mitte meil ei ole lihtsalt, kui meil oleks see väike usk, et tihti, kui see usk on nõrk, mõtled, mul ei ole isegi nii väike, kui see sinepiseeme. Aga tegelikult Jumal näeb seda asja hoopis teistmoodi. Et jah, ta on andnud igaühel oma usumõõdu. Ja see on kindlasti suurem kui see sinepiseeme. Aga meil tuleb seda rakendada. Me rakendame teda siis, kui me toidame ennast Jumala sõna. Nii lihtne see ongi. Teoorias ja praktikas, kui ma astun välja, siis ta muutub lihtsaks. Aga raske on välja astuda, on ju. See on see raske koht. Aga tänu Jumalale, võib-olla tõuseme ja palvetame veel korra ja siit palume ülistajaid. Ja toome palvesse ka meie koguduse lastetöö. Et me kõik tahame, et kogudus kasvaks ja lapsed on meie tulevik. Nii et palvetame nii laste kui noortetöö eest ka. Ja kallis taevan isa, me kiidame, ülistame sind, et sina oled elav, tõeline, kõikvõimas. Me täname, ülistame sinna, et sina istud troonil, issand, sina valitsed. Sina oled võitja, issand, ja meie oleme poogitud sinu sisse, issand. Me oleme sinu sees, me oleme sinu osa, issand. Me täname, et me oleme võitjad koos sinuga, issand. Me toome, issand, sinu ette praegu meie koguduse ja mitte ainult meie, vaid ka kogudused üle Eestimaa, issand. Me palume, et sinu tahe sünniks igas ühes, issand, et kogudused kõik oleksid, issand, hoiaksid sinust kinni ja võtaksid vastu selle otsuse, et sina oled esikohal, issand, et ei tuleks mingid kõrvalekaldeid või asju sisse, issand, mida hingevaenlane on tahtnud teha, aga issand, me kuulutame sinu tahet. Me kuulutame sinu tahet üle Eestimaa, iga koguduse üle ja iga koguduse üle ka nende, issand, ka eriliselt me palume lastetöö pärast, issand, ja noortetöö pärast, issand, et see kasv võiks tulla. Issand, et me oleksime valmis minema välja, issand, ja kuulutama, issand, ja tooma neid inimesi, issand, sisse, juhtima neid sinu ligi olla, juhtima neid kuningriiki. Issand, me täname, ülistame, et sina teed seda imelist tööd, issand, ja palun aita, et me ei oleks mitte takistuseks, vaid et me oleksime, issand, kaasas sellega, mida sina teed, ja sõnakuulelikult. Me kiidame, ülistame, sest see on parim, issand, mis me saame
teha nii enda elus kui tuua teiste ellu, issand, et me hoiame sinust kinni ja sina oled esikohal. Kiitus, ülistus ja tänu sulle. Amen. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, en mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, en mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mul lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, en mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, en mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mul lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Tule sa, täida paik, issand, oma ligioluga. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mul lähedal. Tule sa, täida paik ja veel. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tembad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mul lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma. Olen siin sind ootamas, olen siin sind ootamas. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me. Sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me. Sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Yeah.
Jeesus, taevast maad sa valitsed. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel aume, sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel aume anname, Jeesus, 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 nimi üle nimele. Sa valitsed, Jeesus, 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 nimi üle nimele. Jeesus, Jeesus, taevast maad sa valitsed. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Sa ei oota vaid südant, mis kuulub sulle, mis seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest. Sa hoia ja mind kanna, ma vajan su armu iga päev. Su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jälle. Sa võta mu austus ja tänu, see kuulub sulle. Vähem mind ja
rohkem Jeesus, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa, kõik kombed ja tavad maast tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrid sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Ja veel kord, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Ükskord veel. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Tänu Jeesus. Ja nüüd me saame midagi koos teha, vabatahtliku ohvrianni kokku ja ole hea, Veljo. Õnnistatud pühapäeva hommikut. Ja nagu öeldud, see on vabatahtlik ohvriand. Ma loen 2. Korintuse kirjast 9. peatükist 7. ja 8. salmi. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldased ning et te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Aamen. Koolis oli selline asi, et õpetaja palus lastel joonistada, et mis nende elus on kõige paremad ja armsamad ja mida nad armastavad ja kes siis joonistas jalgratast ja seal oli veel palju asja, rulad ja aga üks laps siis joonistas sellise lihtsa käe. Ja kui õpetaja küsis, et mis käsi see on, ta ütles, et see on minu ema käsi. Et tal on kõike minu jaoks, mis mul vaja on. Ta on minu jaoks hea ja lahke. Ja kui me usume, et Jumal on meid varustanud ja
kõigiga, mida me vajame, mitte sellega, mida me ei vaja või lihtsalt uhkuse poolest kasutame, siis on seal üks protsess, kus ka meie käed avanevad. Kas see on siis Jumala sõna näitab meile valgust ja see protsess võtab vahest natukene aega. Kindlasti on siin paljud nüansid, kuidas kellelgi ja palju Jumalal meiega on veel tööd teha. Aga kindlasti ta tahab, et me oma ligimest aitaksime ja me peame osalema selles protsessis. Amen. Palve. Issand, me täname, et sinul on kõik võimalik, issand, meie silmi avada, issand, ja nägema neid inimesi, kes vajavad, issand, ja aidata kaasa sinu evangeeliumi levikule, issand. Aita meil näha, issand, ja ma panen tarkust ja õnnistust ka sellele ohvrile, issand. Tänu selle Jeesus. Ja õnnista kõiki, kes oma lahkest südamest teevad. Amen. Täname kõiki, kes on käe adra külge pannud ja toetavad. Ja nii kaua ma siis annaksin edasi teated. Järgmisel pühapäeval jumalateenistus siis on meil jutlustamas Maria Metsamaa. Ja nädalasündmused nagu tavaliselt, siis teisipäeviti osadusgrupp G4 kella 7 siin kirikus, kolmapäeviti palvehommik kella 10, neljapäeval palveõhtu kella 7. Noorteka, et see kuu enam ei ole, aga järgmine kuu jälle ja siis infolehes tuleb see info. Ja pühapäeviti palvehommik kella 10, samuti hommikukohv ja jumalateenistus kell 11 nagu tavaliselt. Ja kutsuge jätkuvalt oma sõpru ka näitust vaatama. Ja alfakursus siis, seekord on alfakursus ja saab veel täna liituda ja veel järgmisel pühapäeval. Et mõelge oma sõpradele ka, et kes võiks olla osa alfakursusest, et kutsuge. Ja üks etteruttav teade, mis on ka stendil olemas, et 10. detsembril, see ei ole nüüd väga vaimulik üritus, aga on ohuteavituse test. Et igaks juhuks anname selle info ka edasi, et Päästeamet siis testib e-alarmi ja sel päeval siis käivitatakse sireenid ja tuleb telefoniga teavitus. Ja kes tahab täpsemalt teada, võib lugeda sealt stendilt. Aga siis te teate, et 10. detsember, et ära ei ehmata, et Jumala armust ilmselt pole sõda veel alanud, see on lihtsalt katsetus, süsteemi katsetus. Ja lihtsalt etteruttavalt, et siis 24. detsembril on meil ka siis jõululaupäeva jumalateenistus kella 5. Saate varakult omal kalendrisse panna ja ka tuttavaid kutsuda. Ja saadaval on ka Märtrite Hääle ajakiri siis kohviku poolel raamatuleti juures. Ja meil on olnud ka see nädal üks sünnipäevalaps, Piret Lepistu. Kui sa, Piret, kuuled meid, siis me soovime rohkelt Jumala armu ja õnnistust sulle. Jätkuvalt. Ja enne kui meil pastor Riho tuleb, et siis ma palun, Melani lubas oma tunnistuse anda. Ole hea, Melani.
tere hommikust! Väga huvitav on siin esimest korda ees olla, sest selline inimeste ees rääkimine ja sihuke olemine tekitab mulle, see on tohutu eneseületus, aga jaa, kõik on hästi, et ma olen kodus. Mul on vedanud sündida kirikusse. Minu ema oli juba enne minu sündi saanud kristlaseks, käis koguduses ja võttis ka meid, oma lapsi, siis kirikusse kaasa. Jumal on käinud minuga igal eluetapil kaasas ja ma olen nagu alati teadnud, keda hädas appi paluda. See on nagu nii loogiline olnud. Ma usun, et Jumal on mind tervendanud toksoplasmoosist ja hoidnud ära halvima. Ma sündisin ajalise lapsena, aga väga väikesena. See, et ma siis nii väike olin, see tegi arstid ärevaks. Ja kui mind oldi sünnitusmajas uuritud, siis algul kahtlustati tsütomegaloviirust. Mind emaga saadeti 8 nädalaks Tallinnasse uuringutele, aga enne uuringuid kutsus siis ema pastor Ennu ja Riina minu eest palvetama. Ema on rääkinud ka, et kui nad tulid, siis ma olin just nagu sellel hetkel isanud ja kui nad panid käed minu peale ja alustasid palvet, siis ma jäin magama. Ja kui palve oli lõppenud, siis ärkasin ja isasin edasi. Tallinnas uuriti mind põhjalikult. Toona aktiivset haigust vist ei leitud, aga igaks juhuks süstiti mulle mingisugust ravimit, et kaitsta mind siis võimalike tüsistuste eest. Kasvades mul ei eelnenud mingeid muid probleeme, välja arvatud mu silmad ja tugevad peavalud. Peavalude diagnoosiks sain lõpuks migreeni. Ja kui ma käisin ajuuuringutel, siis leiti ajust hulgi gliootilisi koldeid, mis on siis varasemad armi või põletikujäljed. Ja see oli siis tõestus toksoplasmoosist. Minu silmanägemine järk-järgult halvenes ja me pidime käima ka Tallinnas silmaarstil kontrollis. Ühel visiidil öeldi mulle, et mul on silmapõhjades kolded, mis olid siis aktiivsed ja ohtlikult lähedal silmanärvile, mis siis lõpuks oleks halvendanud veel rohkem mu silmanägemist või siis üldse pimedaks jäämist. Sellel ajal, kui me olime jälle mandril, siis alustati tervikliku tervenemise teenistusega ja me emaga käisime seal. Seal palvetati minu silmadest, et Jumal tervendaks mu silmad ja et see, mis mu silmades on, kustuks. Kui me läksime uuesti kontrolli, siis arst ütles, et väga hästi, kolded on kustunud, et ei olnud enam märki aktiivsetest kolletest. Ja nii see jäigi. Ja nüüd ma olen käinud silmaabil ja ma näen 100%. Et Jumal on mind hoidnud terve elu. Ja, olen väga tänulik. Amen.
ja suur tänu, Melani. See on tõesti nii, et hoiab jätkuvalt sind. Kuigi meil tuleb mõningatest raskustest läbi minna, siis me oleme võitjad. Keegi on öelnud, et lõpuks on kõik hästi. Ja kui praegu hästi ei ole, siis see ei ole lõpp. Nii et Jumal on hea. Ja palun, pastor Riho, ole hea, tule nüüd jaga, sa pole meil väga ammu külas käinud. Tule jaga, mis Jumal on sinu südamesse pannud. Tere, kallis kogudus, kas on kuulda? Tänu Jumalale, et ma võin siin olla teie keskel ja see on üks eesõigus. See on üks kodu olnud mulle siin. Olen olnud aastaid siin Nelikaare koguduses ja käinud ja tänu Jumalale. Jumala vaim on siin paigas. Tema ligiolu on tuntav ja kogetav. Tunned sa seda? Kõik see ülistus ja tunnistused ja tänu Jumalale. Kui me piiskop Aluriga sellest rääkisime, et ma tulen, siis väga selgelt Jumal rääkis mulle, millest kõneleda. Ja see kohe põleb mu sees, see sõnum. See võib väga eriline olla. Aga enne veel minul on tervitused kõigepealt Tallinna Toompea kogudusest. Pastor Ivo Unt on täna Rae kogudusest, Tallinna lähedal üks väike kogudus ja teenib seal. Mina väga lootsin seda, et tema tuleb meiega kaasa ja pastor Ivo saab kõnelema täna siin. Aga ju siis pidi nii olema. Aga Jumal on hea. Jumal kannab meid. Enamus me oleme pikka aega juba usus olnud ja oleme kogenud seda, kuidas Jumal kannab. Ja see on väga imeline. Täna minuga on meil kaasas Toompea kogudusest Jaan Rust, teda võib-olla te teate. Tegelikult on üks osa Saaremaalt ära läinud siit ja elab Tallinnas. Ja Aivar Alt. Aivar on olnud üks ustav vend, kes on meie palvekoosolekutel teinud ülistust ja seda sama laulu, et vähem mind ja rohkem Jeesust. Seda sama laulu me oleme seal palvekoosolekutel Tallinna Toompea koguduses laulnud. Ja ma mõtlen, et ennem kui ma tulen Jumala sõna juurde, et Jaan, ole hea. Tule jaga, mis Jumal sinu südamesse on pannud. Tervist! Tere sõbrad! Rõõm on näha teida. Mõnda nägu tunnen, mõnda ei tunne. See oli see päev, mille issand teinud, kui ma siin käisin aastaid tagasi, 30 aastat tagasi, kui Vello pastoriks oli. Me käisime väljasõidul laagris ja siis Vello ütles, et Jaan, jaga sõna. Ja siis ta andis oma kuue mulle, andis oma ülikonna, milles ma tulin siia jagama. See oli nagu Jumala sulase kuub. Ma olin noor kristlane, ma olin noorelt läinud piiblikooli ja alustanud usus suure urraaga rajama kogudust Huljasse, Virumaale, mitmes paigas. Ja see oli üks imeline aeg. See armastus on mind kandnud, kui ka ma olen eksinud oma teelt vahepeal, aga armastus ja eestpalved on mind kandnud selles asjas. Nii et kui sa koged Jumala armastust, sest ilma selleta on kõik tühine, ma võin tervendada, ma võin imetähti teha Jumala väes, aga kui selles ei ole armastust, kui ei ole hoolimist, sest hoolimine on tähtis. Nii sageli ma kohtan seda, et vennad kannavad üksteise peale koormat. Töötades Jumala riigis on meil midagi jagada. See on nii naljakas. Tegelikult ei ole meil mitte midagi jagada. Minu sees oli ka kibeduse juuri.
Ja siis Jumal ütles, sest mitte mina ei teinud seda, minus ei olnud jõudu, ütles, mine selle pastori juurde, saate aru, mina olin siis pastori, mul oli pastori vastu teatud vendade vastu kadedust, ülekohtu tunnet ja nii edasi. Ja siis Jumal ütles, Jaan, mine sea need maja asjad korda. Ja siis ma käisin ühe juures ja teise juures ja Jumal andis oma sõna. Ja ma olen tänulik Jumalale tegelikult selle eest, et Jumal läkitas siia maale ühe Jumala sulase, kes oli Tim Hall. Ja kui tema palvetas, siis ma tundsin Jumala lähedalolust. Ma kukkusin sinna maha, ma lihtsalt nutsin. Ma nutsin terve päeva, ma nutsin järgmise päeva, sest Jumala armastus puudutas mind. Jumal ütles, Jaan, ma armastan sind. See oli sisemine sõnum. Ma ütlesin Jumalale, ma ei ole väärt seda sinu armastust. Ma tundsin ennast möödalaskjana ja sellisena. Ma tõesti tundsin niimoodi, aga see Jumala armastus, need pisarad, need olid tervendavad. See oli see, mis toimus. Halleluuja. Jumal armastab meid kõiki. Jumal tahab, et me elaksime vennad, õed koos üksteist toetades, üksteist kindlustades ja kui ka me eksime sellelt teelt, tasase palvega palume, et Jumal puudutaks südant. Kui Jumal räägib meie südamesse, siis me mõistame seda sõna, mis muudab meid. Sest ise tehes, ja Jumal, teate, ma olen siin viimasel ajal näinud palju nägemusi, ma ei hakka kõiki rääkima, sest aeg on piiratud. Aga Jumala, kuna täna ühe looma teile räägin algusaegadest, kuna tuleb juttu, ma saan aru, unenägudest. Ja ma olin Uljas pastoriks ja pidin tööl käima Tallinnas, et perele leiba teenida. 4 päeva olin Tallinnas, 3 päeva olin koguduse keskela. Ja siis mul oli seal venna juures vaja auto parkida Tallinnasse ja ma parkisin selle veel, minu aken ei olnud seal, aga sinna väike maja oli, sinna maja ette. Ja öösel järsku tuleb pilt, su auto varastatakse ära. Jumal ajab mind ülesse, aga ma olin lihaliselt nõder, ma ei tea, ma ei viitsin nagu uksest välja minna, ma ütlesin, Jumal, hoia see ära. Ja järgmine hommikul ja läksingi õue, uks oli puruks tehtud, mitte uks, vaid lukk oli puruks tehtud, aga lahti ei saadud. Jumal näitas seda unes, nii et Jumala armastus on see, mis teeb meid võimeliseks. See on üks pisiasi, aga see on nii tähtis meile, meie, kes me armastame Jumalat, meie, kes me käime sellel teel täis vaimu ja väge. Nii et mul on väga hea meel sellest, et Jumala armastus on meie keskel. Ma loen teile ühe luuletuse ka. Mul on antud üks kohustus luuletusi lugeda. Tegelikult ma pean selle luulekogu üllitama kuskil kiriku ajalehes. Üks usuõde Vändrast, kus me Rihoga oleme käinud teenimas, on saanud Jumalalt palju luuletusi, aga ma loen selle luuletuse, meie Eestimaa. Minu Eestimaa on väike, aga ta on mulle nii armas. Olen siin sündinud ja elanud. Meil on 4 kaunist aastaaega, talvel lumi ja külm, aga suvel särab päike. Oled sa suur või oled sa väike, taeva isa jälgib igat me käike. Olen tänulik, et saan olla eestlane, et meil on ilus emakeel ja kaunis maa. Olen õnnelik, et taevast särab päike ja öö valgustab kuupaiste ja tähed. Olen õnnelik, et on rahu ja õnneloos. Nii et ma tahan palvetada Eestimaa pärast,
Jumal, õnnista Eestimaad, et meie vennad ja õed siin igas paigas Saaremaal, Mandrimaal võiksime armastusest üksteist kallistada, võiksime armastusest üksteisele kõik andeks anda, mis on olnud, ja issand, minna ühise perena. Issand, et sinu valgus võiks tõeliselt tulla, et sinu valgus võiks meist siduda, et maailm näeks. See on see paik, mitte et nad ei pelgaks, vaid et tõesti on see aeg, ärkamise aeg. Issand, anna tulla see ärkamise aeg, anna tulla valgus meie südamesse. Jeesuse Kristuse nimel ma õnnistan igat ühte, ma õnnistan kõiki peresid, ma õnnistan Jeesuse Kristuse nimel koguduse pastorit, ma õnnistan meie piiskoppi, ma õnnistan meie koguduse pastorit ja kõiki pastorid ja töötegijaid ja igat väikest liiget, igat pisikest last. Issand, olgu sinu arm kõikidega. Aamen. Tervist kõigile. Mina olen siis Aivar ja nagu Riho ütles, ma teen ka ülistust natukene ja ma mõtlesin, et meil on nii palju juttu juba olnud, et ma teeks ka 2 laulu äkki. Ja siis ma annan ühe väikse tunnistuse ka. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa, sulle enda andas. Äkki me tõuseme kõik ja lihtsalt ülistame, võtame veel ühe hetke, et lihtsalt olla Jumala ees. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa, sulle enda anda. Võta mu elu, võta mu soovid sa, vormi neist endale pruut, keda armastab. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastab. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa, sulle enda anda. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastab. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastab. Su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik
ja las su au täidab meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita see paik. Täida see paik oma vaimuga, täida südame. Uuenda oma vaime sees. Me igatseme sind, me igatseme sind. Jeesus, oled elu allikas. Sa oled kõik meie jaoks. Vaid sinus on me elu. Sinu käest tuleb elu. Sina oled see, kes teeb meid elavaks, et tunda sind, et käia sinu teedel. Me täname sind, Jeesus, selle päeva eest, selle paiga eest, mida sa teed meie eludes. Me täname sind kõige eest, kuningate kuningas, isandate isand. Ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita see paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita see paik. Täida see paik oma vaimuga. Loo meile Jumal puhas süda, uuendame sees oma kindel vaim. Issand, loo meile Jumal puhas süda sinu ees ja uuendame sees oma kindel vaim. Uuendame sees oma kindel vaim. Tänu Jeesus, kiida mu hing Issandat, kõik mu sees tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja meenuta alati tema heategusid oma elus, sest tema annab andeks kõik su üleastumised. Tema tervendab kõik su haigused, ta lunastab su elu hukatusest. Ta ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga, ta täidab su suu heana, su igas saab uueks nagu kotka.
su armastust, kui ma näen su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Kui ma leian tee su südame juurde, kui su armastus teeb soovid tühiseks, kui kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan sind, ma elan just siin, et sind austada. Ülistan sind, ma elan just siin, et sind austada. Kui ma imetlen su pühadust, kui ma näen su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Kui ma leian tee su südame juurde, kui su armastus teeb soovid tühiseks, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan sind, ma elan just siin, et sind austada. Ülistan sind, ma elan just siin, et sind austada. Ülistan sind, ma elan just siin, et sind austada. Ülistan sind, ma elan just siin, et sind austada. Ma elan just siin, et sind austada. Isa taevas, isa, ma tänan sind selle armu eest, milles me oleme veel. Halleluuja, issand, et sina oled meid kutsunud, et sina oled meid valinud, Jumal, enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud. Sina oled see põhjus, Jumal, miks me siin oleme koos täna, issand. Isa, ma palun tõesti, et süüta see tuli taas meie südametes sinu järele, Jumal. Et me oleme siin selleks sinu pärast. Et kõik, mida me teeme, me teeksime sinu auks, Jumal. Halleluuja. Sest sina oled kuningate kuningas ja isandate isand. Halleluuja. Iga põlv peab nõtkuma, issand, sinu ees. Nii taevas kui maa peal kui maal. Täname sind, Jeesus. Täname sind, issand. Halleluuja. Selle armastuse eest, mis sa oled andnud, Jumal.
armu eest, issand, milles me kõnnime täna, issand, milles on meie maa täna, issand. Me õnnistame Eestimaad, Jumal. Me õnnistame seda Kuressaare linna ka, issand. Ärata see rahvas siin, issand. Ärata, issand. Tõmba neid pimeduse võimusest ära oma armsa poja kuningriiki. Halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Issand, sina näed ka seda, mida keegi meist täna vajab, issand. Isa, ma palun tõesti, issand, puuduta oma püha vaimuga. Kosuta, tõsta üles, kinnita, issand, julgusta meid. Nii nagu see teema oli ka, et seisma usus, seisma ja püsima sinus, Jumal. Et me võiksime püsida, issand, nendel päevadel, mis meil ees seisavad, Jumal. Halleluuja. Et ükski olukord ega raskus ega rõhumine, halleluuja, ei viiks meid eemale sellelt teelt. Et me võiksime püsida sinus, Jumal. Püsida sinu armastuses. Olla need, keda sa saad kasutada nendel aegadel. Halleluuja. Olla need asjad, Jumal, mille läbi sina saad voolata, issand. Sest oluline ei ole see, et meie midagi oleme, aga see, et sina meie läbi tahad liikuda, tahad õnnistada, tahad tervendada, tahad vabastada. See on sinu vaim meie sees, halleluuja. See sama vaim, mis äratas Jeesuse üles surnust, elab ka meie sees täna. Halleluuja. Ja meil on rohkesti lootust tema püha vaimu väes. Amen. Amen. Isa, ma palun, et sinu tahe sünniks siin selles paigas ja siin selles koguduses, iga õe ja venna elus. Amen. Amen. Tunnistus ka. Nimelt oli mul üks unenägu siin augustikuus ja kuna me maa ja rahvas kõik ootavad ärkamist, siis see oli seotud selle ärkamisega. Ja see oli niimoodi, et ma ärkasin hommikul üles kell 5:15, ma vaatasin täpselt ja siis panin selle kirja. See oli niisugune nagu pilt, et me olime ühes suures saalis, me siis oma abikaasaga, seal oli palju rahvast, ma sain aru, et see oli kogudus, see oli tohutu suur, algul ma ei saanudki aru, et see on suur saal, aga see oli nagu tohutult suur, kui ma pärast hakkasin nagu vaatama, et see ei näegi nagu lõppu. Ja siis seal oli, keegi seal ees rääkis ja ühel hetkel see, kes seal kõneles, nagu lõpetas rääkimise, pani asjad kokku ja läksid äkki ära kõik sealt eest, kes seal ees kõnelesid. Ja siis me jäime kõik sinna saali ootama, me kõik istusime nii, nagu te praegu istute, me lihtsalt ootasime. Ja siis ühel hetkel hakkas püha vaimu tuul tulema selle paiga peale. Et tulid need nagu, nii nagu lainetena läks niimoodi üle inimestega ja siis ma ja siis mulle nagu kuidagi seal ma hakkasin nagu nägema, kuidas inimesed hakkasid elustuma. Et elu tuli nende silmades ja kõiges nagu väljendus see, et elu hakkas tulema. Püha vaim on elu, et need püha vaimu lained rullusid üle koguduse. Ja siis, kui me seal ringi hiljem käisime, siis ma vaatasin, kuidas puhkasid nagu sellised spontaanne ülistus inimestes. Nad lihtsalt nagu hakkasid kiitma seal oma erinevates kohtades üle selle saali. Ja siis ma vaatasin ühte inimest ja ma vaatasin, et kuidas
rõõm oli ta südames ja põnevus Jumala järele. Et see nagu kuidagi niisugune elu, nagu see elu tuli, tähendab, inimeste sisse ja siis me kõndisime seal ringi ja kuidagi see hakkas nagu elama kõik see paik, aga Püha Vaim orkestreeris seda. Et seal ei olnud nagu, et keegi oleks juhtinud seda, vaid tõesti Püha Vaimu lained lihtsalt rullusid üle. Ja et lihtsalt niisugune nagu julgustav nägemus, et tõesti Jumal õnnistagu teid ja amen. Tänu Jeesusele. Kas pole imeline nägemus? Meil on palju lootust. Jumal ei ole jätnud meid. Ta hoolib meist nii väga. Enne kui ma selle teema juurde lähen, seoses selle ärkamisega ja nende lauludega ja selle tunnistusega, mida Aivar täna siin praegu ka rääkis, ma loen Malaakia kirja 3. peatükist esimesed 2 salmi. Ja seal on seesama lugu, mida Aivar unes nägi. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed ja äkitselt tuleb ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Jehova. Aga kes suudaks taluda tema tulekupäeva ja kes jääb püsima tema ilmudes, sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu vanutaja leelis. Siin on selles kirjakohas on siis 2 tulemist. Üks on siis see tulemine, et tuleb see, kes valmistab teed ja siis ta tuleb Issand. Nüüd Piiblia uurijad on seda mõelnud, et küllap see oli Risti Johannes, kes tuli ja valmistas teed. Kuigi Malaakia kirjutab need sõnad 430 aastat varem, ennem kui Risti Johannes sünnib. Aga siis tuleb Issand. Ühel viisil me võime mõelda, et see on Jeesuse taas tulemine, aga võib-olla see on ka üks ärkamine. Korraga tema on meie keskel. Tema on oma templi juures. Ma ei tea, kas sa kindlasti oled kuulnud sellest möödunud aastal Ameerika Ühendriikides Ashbury ärkamine, spontaanne ärkamine. Selle kiriku üks pastor käis meil Eestis ka TTT-l ühel teenistusel ühes Luteri kirikus jagamas sellest. See oli väga eriline, kui tema seal räägib sellest, et tema kui pastor tuleb sinna sellesse Ashbury metodisti kiriku seminari kabelisse. Jumal on totaalselt kohal. Ta ei lähe kuskile kantslisse midagi lugema. Ta otsib ühe sõbra ülesse ja hakkab oma patte tunnistama. Kaua aega usus olnud, kui imeline, kui Jumal tuleb. Ja see Ashbury ärkamine oli selline spontaanne. Üks välismaalane, kui ma ei eksi, siis hiinlane, satub samal ajal olema Ameerika Ühendriikides ja läheb sellesse kabelisse seal. Ja tema mõtleb, et et siin on kuulsad jutlustajad ja vägevad ansamblid on siin ja tead, ülistus käib ja seal oli vaikne laul. Need samad, kes seal õppisid selles teoloogilises seminaris, nad lihtsalt palvetasid seal inimestega. Ta ütles, et ta ei olnud kunagi varem nõnda kogenud Jumalat, kuigi ta oli aastaid olnud usklik. Kas sa igatsed sellist Jumalaga kokkupuudet, sellist muudatust?
ta ise tuleb. Tänu Jumalale, see on võimas, mis ma veel räägin ühest prohveteeringust ennem, kui ma tulen selle teema juurde. Meil on üks väga fenomenaalne Tallinnas Nõmme baptisti koguduses teisipäeva hommikuti kell 7 algab meeste osadus. Mehed tulevad erinevatest kirikutest, Luteri kirikust, baptisti kirikust, Nelipüü kirikust ja lihtsalt palvetavad seal. See on võimas, 100 meest. Ja peale selle veel 50 meest Zoomis veel kaasas selles. See on midagi väga erilist, mis on juhtumas. Ja pastor Veiko Võsu, Nõmme baptisti koguduse pastor, rääkis nad käisid, TTT meeskonna käisid Ameerika Ühendriikides nüüd hiljaaegu. Ja seal ühel konverentsil üks vana vend tuleb nende juurde, ta oli kuulnud, et nad on Euroopast tulemas, need vennad tulevad Euroopast. Ja tema ütleb, et kas ma võin rääkida, ma näen ühe nägemuse selle maa kohta, kust te tulete. Ta ei teadnud Eestist mitte midagi. Ja siis ta ütleb, et ma näen ühte sellist võimast evangeeliumi kuulutamise krussaadi, kus Ponke kuulutab Aafrikas. Ja umbes 1,3 miljonit inimest annab oma elu Jumalale sellel ühel teenistusel. Ja siis ta ütleb, et see maa, kust te tulete, seal saab nii palju inimesi päästetud. Ta ei tea Eestist midagi. Pastor Veiko ütleb, et kuule, meie maal elabki ainult nii palju inimesi. Siis saab 99% päästetud. Ma näen, ma kogen seda, et see on üks Jumala töö. See kohe, kui pastor Veiko seda jagas seal teisipäeva hommikul, tead, mul läksid kõik lambid põlema. Kuidagi ma tundsin oma südames, see on see, mida ma tahan. See on see, mida ma igatsen. Ärkamist, sellist ärkamist. See ei tähenda, et me nüüd istume ja oleme käed rüpes ja me ei pea midagi tegema ja vaatame, kus need 99% Jumala juurde tuleb. Me peame palvetama, me peame tunnistama Jeesusest, me peame kutsuma oma lähedasi, palvetama nende eest. Ja siis see juhtub. See on Jumala plaan. Tänu Jumalale. Siin on üks huvitav mõte siis läbi, kui vennad siin rääkisid, Jaan ja Aivar, et see on unenäod. Täna räägime natuke unenägudest. On 4 korra koguduses kunagi unenägudest räägitud. Ja on väga erinevaid viise, kuidas Jumal räägib. Jutluse kaudu, sõna kaudu, üksinda palvekambris olles, Jumala ees olles, Jumal võib rääkida. Võib-olla mõne sõbra, venna, õe kaudu. Aga üks eriline viis on, kuidas saab Jumal rääkida, on unenägude kaudu. Ja Jumal pani selle sõrme mulle selle koha peale. Ja ma ühes kohas olen seda natuke jaganud. Ja siis seal kohas inimesed hakkasid unenägusid nägema. Ja ma mõtlesin, et võib-olla ennem ei näinud siis või. Aga tegelikult see me näeme, aga me ei märka neid. Me unustame ära need. Kui sa lähed magama, siis palu, et Jumal, räägi minu vastu, näita, ilmuta mulle ennast unes. Ja ta teeb seda. Pane oma öökapi peale üks pliiats ja paber hommikul või kui sa ärkad üles, kirjuta see üles, mida sa nägid. Jaga seda oma öö ja vennaga. See on üks eriline viis, kuidas Jumal saab meie vastu rääkida. Unenägude kaudu. Piibel tegelikult räägib unenägudest väga palju. Ma usun, me teame neid lugusid. Taanile lood ja mõnikord öeldakse, et ainult vanad inimesed näevad unenägusi. Aga esimene, millest ma täna loen, see oli 17-aastane poiss, kes nägi und. See oli Joosep. Tema näeb ühte und ja tema räägib sellest. See tuleb Moosese, ma olen üks hetk,
panen oma märkmed ka siin. See on 1. Moosese 37. peatükk ja 7. salm. Ma tegelikult loeksin seda natukene ennem seda veel. Üks hetk. Ja siis 7. salm. Ja vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja ennäe, minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. See on see salm. Ma usun, et paljud teavad seda lugu. Joosepi vennad olid väga pahased. Keda sa arvad endast olevat? Meie peame sinu ees kummardama, sina oled kõige noorem siin ja mäletan, kui mina Saaremaal kunagi leisikooli lõpetasin, siis ma mõtlesin ka, et ma olen nüüd maailma vallutaja. Joosep mõtles seal, et ta on maailma vallutaja, et asjad hakkavad minema. Aga see oli Jumala märk tegelikult. Jumal näitas unes talle, mis saab sündima. Me teame ju tegelikult selle loo lõppu, et ühel päeval ta on Egiptuse valitseja, Vaaro teine mees ja ta jagab Iisraeli rahvale toidust. Tänu temale jääb see rahvas alles. Uskumatu. 9. salm, teine unenägu. Joosep juba hirmuga räägib seda vendadele ja ta nägi veel teise unenäo. Jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühte unenägu, ühe unenäo. Enne päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Nii et no vennad olid siis ikka täiesti, nad olid ikka väga pahased ja nad tahtsid ma ei tea, mida iganes teha siis selle Joosepiga. Et mis ta tõesti arvab, et meie peame nüüd tulema ja kummardama tema ees. Jumal näitas Joosepile midagi, näitas tema isale midagi ja see kõik sai sündima, mis toimus. Ja asjad läksid tegelikult ikka allamäge. Müüdi orjaks, siis valesüüdistusega pandi vanglasse, siis unustati vanglasse. Aga Jumal oli midagi rääkinud ja kõige selle keskel, selle raskuse ja olukordade keskel tuleb üks päev, kus tema peab ära seletama Vaarole unenäo. Sellepärast, et joogi Kalle ütles, et minu unenäo ta seletas ära. Ja siis Joosep ütleb nüüd, Vaaro, sa pead ühe mehe leidma, keda panna valitsejaks Egiptuse maa üle, kes saab tegema neid asju. Ja Vaaro ütleb, kuule, see mees oled sina, siin teist ei olegi üldse. Sina oledki see mees, keda me valitsejaks paneme. Selline lugu algus oli unenäos. Nüüd, kui me unenägudest räägime, siis ma natuke uurisin selle üle, mida arstid räägivad unenägudest, mida teadlased ütlevad, et see on üks selline organismi seisund, puhkeseisund. See on üks aeg, kus inimene taastub. Tema mõistus on välja lülitatud, siis tema hingeline olukord on välja lülitatud. Aga vaim, see ei ole füüsiline. See ei väsi ega tüdi. See on tegutseb tema sees. Ja ta kuuleb, näeb, liigub.
teadlased ütlevad, et aju seedib informatsiooni, mis päeva jooksul on saadud, siis teadlased räägivad sellest, et on olemas erinevad unefaasid. Esimene unefaas on see, et ma uinun, vaikselt mõistus kustub, silmad lähevad kinni, ma jään magama. Teine unefaas on üks kerge uni ja siis on üks sügav uni. Ja siis on üks ingliskeelne väljend REM, kui ma nüüd ei eksi. See on üks kõige sügavam uni ja sellel perioodil inimene näeb neid unenägusid. See on see, et kuidas ta ütleb seda, et silmalaod on kinni, aga silmad liiguvad ja aju töötab. Ja ma usun, et see on see koht, kus Jumal saab palju asju näidata. Nüüd unenägude puhul tegelikult on väga palju asju juhtunud unenägudega seoses. Võib-olla kooliajast kellelgi meenub üks keemik, vene keemik, Mendelejev. Olete kuulnud? Mendelejevi tabelid, keemia, kuidas keemilised elemendid. Tegelikult see mees magas ja nägi und, et keemilised elemendid läksid kõik tabelisse. Tema lihtsalt võttis paberi ja pliiatsi ja kirjutas selle, mis ta unes nägi, ülesse. Ja täna me teame seda, et see on Mendelejevi tabel. Kas pole imeline, mida saab Jumal meiega teha ja näidata meile unes? Inimene, kes Facebooki, kes Google'i otsingumootori lõi, nägi unes seda, kuidas see otsingumootor tööle hakkab. See on uskumatu. Üks mees, kes leiutas õmblusmasina, ei osanud sellele õmblusmasina nööle tööle panna. Ta ei saanud sellest aru. Aga ta nägi unes, et sõdalased tungisid talle odadega kallale ja torkisid teda odadega. Ja ta vaatas, et seal nende odade otsas oli midagi väga erilist. Seal odava teraviku otsas oli üks ava. Ja siis, kui ta ärkas, siis ta avastas, paneme selle õmblusnõela niimoodi tööle, et paneme selle ava sinna ja siis see tõmbab selle niidi alla ja see masin hakkab õmblema. Unes ta nägi seda. Nii on väga palju asju. 1965 Ameerika Ühendriikides The Beatles, siuke ansambel, sai kuulsaks. Ja tema esilaulja unes kuulis ühte meloodiat Yesterday. Olete kuulnud seda lugu? Tuntud lugu. Eesti keeles on Ivo Linna seda laulnud Eile veel. Aga see meloodia tuli unes ja ta avastas selle ja ta kirjutas selle ülesse ja see sai kuulsaks, see lugu. Nii et hästi palju tegelikult võiks neid näited tuua, mida me unes võime kohata ja näha. Panema tähelepanu, püha vaim tahab ilmutada minu unes. Miks ma selles nii kindel olen? Seda ütleb ka Piibel. See ei ole lihtsalt niisama, et mina siin mõtlen midagi välja ja räägin teile. Psalm 127. Ja ma loen siit palveteekonna laul Saalomanilt. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ilma aegu te tõusete vara üles. Istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on. Ja kuulake, mis ta ütleb. Jehova annab
oma armsatele unes. No otsemini ei saa öelda seda. Issand annab oma armsatele unes. Meie oleme need armsad, olete nõus? Sa oled väga kallis Jumalale. Jumal tahab näidata sulle. Ma ei ütle seda, et see on ainus viis. Palju viisi, kuidas Jumal saab rääkida. Aga see on üks imeline viis. Teate, mis on usu vastand? Mõistus. Jumal räägib meie südamesse, et kuna ma peaks ühe koguduse rajama. Ja siis mõistus ütleb, sul pole selleks aega. Siis Jumal, võib-olla Püha Vaim räägib sulle, et ma peaks ühe krussaadi korraldama. Ja siis ütleb mõistus, sul ei ole raha selleks. Vaenlane, usuvaenlane. Aga teate, kui sa oled unenäos, siis su mõistus on office, see on välja lülitatud. See ei sega vahele, sa saad seda täiesti näha. Sa saad olla selles fantaasia maailmas, sa saad kogeda pühavaimu tööd võimsal viisil. Püha vaim tuleb ja ilmutab ennast sulle. Tema näitab, kuidas välja pääseda igast olukorrast, igast raskusest. Oma armsatele ilmutab ta unes. Tänu Jumalale. Halleluuja. Vaatame, kui palju me neid kirjakohti siin jõuame lugeda. Nüüd Uues Testamendis üks huvitav lugu ühest naisest, kes nägi und. Isegi õed näevad unenägusi. Mitte ainult mehed või noored mehed või vanad mehed. Tänu Jumalale. Ja see tuleb Mattuse evangeeliumi 27. peatükis ja 19. salmis. Aga kui Pilaatus istus kohtujärjel, saatis ta naine talle sõna. Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma olen täna öösel unenäos tema pärast palju kannatanud. Teate seda lugu? Jeesus on Pilaatuse ees ja temale määratakse surmaotsus. Lööge risti, lööge risti. Muidugi Pilaatus ise ka oli juba avastamas seda, et kuule, see on üks õige mees. Ja tema naine näeb unenäo, saadab SMS-i. Kuule, päästa see mees ära. See on üks õige mees. Muidugi Pilaatus, temal oli see võim ja vägi surma mõista ja õigeks mõista. Ja tema otsustas ikka, minu positsioon on oluline. Rahvas, mida siis ütleb, kui mina selle nüüd lahti vabaks laseksin. Muidugi Pilaatus otsustas nii ja tänu Jumalale. Täna me võime kogeda seda taevalunastust tänu sellele, et Jeesus on surnud. Aga siin oli üks naine, kes nägi unes. Unes saab ka võidelda, palvevõitlust pidada. Jõulud on tulemas, varsti on jõuluaeg. Me loeme jõuluevangeeliumi ja huvitav on see, et me ei märka seda, et väga paljud asjad on seal unenäos juhtunud asjad. Joosep, Jeesuse kasuisa, näeb unes. Mattuse 1. peatükk, 20. salm. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karta oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta näeb unes seda. Mattuse 2. peatükk, 12. salm. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Tarkade lugu. Tarkadele ilmutati unenäos. Ära mine sealt. Ära mine selle kurja kuninga juurde enam. Mine teist teed mööda. Juhiti. Anti juhiseid. Ära tee seda.
Matteuse 2. peatükk 13. salm. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, vaata, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Herodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Joosep näeb unenäo. Unest tuleb see selgus. Ma usun, paljud teavad seda lugu meie naabersaarelt, Hiiumaalt. Harri Eller, pastor, täna juba taevakodus, taevastel karjamaadel, on oma mugavas Kanada kodus ja näeb ühe unenäo. Olete kuulnud seda lugu? Valur teab. Üks väike tüdruk tuleb tema juurde. Ta on pisut räpaselt riides ja võib-olla riided on auklikud ja tundub, et ta on nagu näljane olnud ja vähe süüa saanud ja siis Harri küsib seal unenäost tema käest, kes sa oled, kelle laps sa oled? Ja siis see väike tüdruk ütleb talle, ma olen Hiiumaa. Harri ärkab ülesse, paneb oma asjad kokku, ma pean Hiiumaale minema, Hiiumaa vajab abi. Kui sa, pastor, meie piiskop Märt Vähi, Lootuse küla ja üks rajaja, väga paljud asjad tegelikult, mis Lootuse külas on toimunud, on Märt unes näinud, kuidas need asjad peaks sündima. Ja kui need asjad kõik niimoodi on, kuidas meiega on? Kas sa lähed põnevil magama? Kas sa tahad magama minna? Sa näed und, Jumal näitab sulle. Hoiatab sind, juhib sind, annab sulle tarkust. Tänu Jumalale. See oli see sõnum, mida ma täna kogesin, et Jumal paneb oma käe selle peale, et sinu tähelepanu kõita. Ma tahan sinuga rääkida. Tihtipeale palves olles meil ei ole aega, me jookseme minema, me peame kuskile minema, keegi helistab. Vaata, unenäos on tead vaikus. Seal ei ole telefoni tööta. Sa oled täis ajaga Jumala käes, Jumal saab sinu vastu kõneleda. Tänu Jumalale. Mõistus on viljatu. Ka isegi tunded, mida me tunneme ja asjad, seal lihtsalt üks intensiivne vaimne tegevus toimib. Halleluuja. Tänu Jeesus. Püha vaim on täna siin, et ilmutada oma au ja näidata sulle võimalusi, kuidas siit edasi minna, mida teha, kuidas Jumala häält kuulda, kuidas panna tähele, isegi siis, kui on väga kiire, isegi siis, kui on palju tegemist. Unenäos Jumal tahab meiega rääkida. Ja me ei pane nüüd tähele, nüüd märke. Ole julge, kirjuta oma unenägu üles, jaga seda oma usukaaslasega, oma lähedastega. Palu Jumala käest tõlgitsust, mida see peaks tähendama. Kas sellel on üks tähendus? Hingevaenlane kurat tahab ära röövida meilt selle imelise võimaluse ja vahel tuua ka selliseid unenägusid, mis on hirmsad, mis on painajalikud, mis panevad kartma, jooksma kuskile, ära põgenema. See on hingevaenlase töö. See on vaimne maailm. Ära lase seda juhtuda. Õhtul lähed magama. Tänu Jeesus päeva eest. Jumal, anna andeks kõik, kui ma olen midagi mööda pannud või eksinud. Aga ma tahan koos sinuga täna magama minna. Pastor Allan Kroll on hästi öelnud, et kui ma magama lähen, siis ma panen Jumala sõna oma südamesse. Valmistan selleks ette, et Jumal sina räägiks. Tänu Jumalale. Siin on tegelikult veel hästi palju kirjakohti, aga ma tunnen, et siit ma tõmban selle piiri. Ja mida ma nagu kogen täna siin olles ka Jumala vaimu
juhtimise all, kui sul on probleem unega, sa ei saa magada. Sa lähed murega magama ja hommikul tõused võib-olla murega ülesse. Võib-olla see uni on selline rahutu, ei ole sellist sügavat, magusat tund, nagu piibel ütleb. Siis ma kutsun täna eestpalvele. Jumal tahab meile anda magusat tund, kosutava tund. Et kui ma ärkan ülesse, siis ma olen välja puhanud, siis ma olen Jumalaga olnud, siis ma olen unenägusid näinud, ma olen püha vaimuga kohtunud seal unenäos. Tänu Jumalale. Kui sul on täna sellised olukorrad, siis ma kutsun eestpalvele täna. Tule siia, et valvetada. Keegi meist ei saa seda teha. Aga kui Jumal täna näitas seda, et siin on üks viis, kuidas Jumal saab kõnetada meid, siis ta saab sulle ka anda selle võimaluse, et sa saaksid kõnetatud Jumala poolt. Ja tabletid, unerohud, kõik on väga head. Tead, Jumal on kõige parem. Üle igasuguse olukorra. Ma ei ütle, et keegi peaks tabletid kõrvale panema, arsti nõuandeid mitte kuulama. Arstid on Jumala käest, need on Jumala andnud tegelikult. Need raviprotseduurid on Jumala andnud meile. Tänu Jumalale selle eest. Aga täna Jumal tahab sulle öelda, siin on üks koht, siin on üks paik, siin on üks võimalus. Ja kui sa tunned seda rahutust ja sa ei saa korralikult magada, siis ma kutsun eestpalvele. See on minu sõnum täna. Nii et Jumal teid väga õnnistagu. Tänu Jumalale, et ma võisin siin olla teie keskel üle pika aja jälle. Jumal on imeline. Liigu selles Jumala vaimulaines. See on ärkamine, see on see tuli, see püha vaimu töö. Ühel hetkel ta lihtsalt on meie keskel. Me ei saa öelda, et tema peaks täna tulema. Me ei saa öelda, mida tema homme peaks tegema. Aga meie saame öelda, Jumal, mis sa tahad, et meie teeksime? Ärka ülesse, kes sa magad. Ärkamine on taga tulemas. Palvekoosolekutel seal Toompeal me palvetame selle pärast, et mitte need palved ei oleks emotsioonid, aga need puudutaks inimeste südameid. See räägiks inimeste sisse, muudaks nende elusid. Tänu Jumalale, ärka üles, kes sa magad. Vaimses unes. Ja saa osa jumalikust tõest, tema sõnumist, tema hoiatustest, tema kaitsest, tema juhtimisest. Amen. Palve. Ja kas tõuseme kogudus ja palvetame? Halleluuja. Tänu sulle, püha vaim. Issand, tänu sulle iga ühe eest, iga kirikulise eest täna siin. Jumal, me täname, et sina võtad iga ühel meil kuidagi nagu ümbert kinni ja kallistad meid igat ühte. Sa valad oma armastusega meid üle. Jumal, me täname sind. Issand, kui siin on olukorrad, raskused, haigused, ka mingisugused kinnijooksmised, siis Jumal, me täname, et sina vabastad, sina tood elu esile. Õnnista igat ühte. Õnnista seda kallist kogudust. Õnnista Jeesuse nimel. Pane oma käed meie iga ühe üle. Puuduta meid igat ühte. Issand, sinu nimel me palume seda. Hinga meie üle. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu sulle Jeesus.
tänu sulle, Jeesus. Halleluuja. See on imeline paik, see on imeline hetk olla tema ligiolus. Saada osa, mis Jumal räägib sulle. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Vana on mõõdas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on mõõdas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Seal, kus on kõrb, sinna Jumal teeb tee. Seal, kus on kuivus, pane voolama jõe. Kui oled nõrk, temast tugevaks saad. Jumalat uskudes imet sa näed. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis see. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Ära loobu, kui tundub, et jõuetu saad. Ta teeb tugevaks sind ja kinnitab. Üles tõstab ta selle, kel otsas on ramm. Ära loobu, vaid tea, et uus on arm Jumalat. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis see. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Ära loobu, kui tundub, et jõuetu saad. Ta teeb tugevaks sind ja kinnitab. Üles tõstab ta selle, kel otsas on ramm. Ära loobu, vaid tea, et uus on arm Jumalal. Vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis see. Ja veel, vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Alguse uue valmistan sinule. Vana on möödas, Jumal teeb uut. Ära
tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Ära tagasi vaata, hoia pilk sõlmis sees. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Kaovad pisarad, saame näha kuningat. Kaovad pisarad, saame näha kuningat. Kaovad pisarad, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Surm on võidetud, saame näha kuningat. Surm on võidetud, saame näha kuningat. Surm on võidetud, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Varsti üsna pea, varsti üsna pea, saame näha kuningat. Varsti üsna pea, saame näha kuningat. Varsti üsna pea, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Kaovad pisarad, kaovad pisarad, saame näha kuningat. Kaovad pisarad, saame näha kuningat. Kaovad pisarad, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Surm on võidetud, surm on võidetud, saame näha kuningat. Surm on võidetud, saame näha kuningat. Surm on võidetud, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja. Kiitus kuningale, kes elab igavesti ja koos temaga meie ka. Suur tänu nende tunnistuste eest ja suur tänu, Riho, selle sõnumi eest, mis on väga oluline tegelikult. Eks meil on elus igasugused perioodid ja mul on ka üks periood olnud, kus ma olen keskendunud väga sellele ja selle teemale just tegelenud ja ma olen siis ka näinud kõige olulisemad unenäod enda jaoks ja Jumal on juhatanud ja ka mõne koguduse jaoks, mida ma olen jaganud varasematel aastatel. Aga selge on see ka, et kõik unenäod ei ole Jumalast, et on ka nii-öelda neid pitsaunenägusid, nagu ameeriklased ütlevad, et kui sa kõhu õhtul ikka väga täis sööd, siis see vaev läheb unenägudesse ka. Aga see on selge, et kui Jumal midagi näitab, sa tead, et see on oluline. Sa tunned selle ära ja siis on muidugi parim, mis sa saad teha, on palvetada selle eest. Sellepärast tihti on see, nagu Piibel ütleb meile, et Jumal mitte ei peida meie eest, vaid meie jaoks, et meie otsiksime. Et otsiksime, mida see täpselt tähendab. Ja kui me palvetame, saame ka need vastused ühel hetkel. Et see on oluline, jah. Tänu Jumalale unenägude eest ja tänu Jumalale kõigi teie eest. Nii et meie koosolek hakkab lõppema ja kohvik on avatud, keegi peab ära ruttama ja palun, pastor Alur, ole hea. Lõpu. Suur tänu pastor Rihole, ma arvan, nüüd on paras aeg magama minna.
et kätte saada need ilmutused, mis Jumalal meile on varuks pandud. Suur tänu kõigile, kes kaasa teenisid, aga pastor Riho, me tahame tänada koguduse poolt ka väikese magusa kingitusega, nii et Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva ja kellel võimalus, siis kohtume kohviku poole peal.